mis ma teen selle virtuaaltuuriga, küsis ükskord mu käest majatehase turundusjuht, ehk ma räägiks lahti, mida üldse virtuaaltuuriga teha majamudelite puhul, mismoodi seda on võimalik kasutada. Ja ma tooks näiteks siia siis Tube Element majade virtuaaltuurid, ehk 3-4 aastat tagasi ehitasin ma seda veebi üles koos turundusega. Me tegime siis kõikidest tehtud töödest virtuaaltuurid ja see virtuaaltuuridesse läksid sisse 11 videolugu, ehk inimene, kes siis täna siia maabub, siis see virtuaaltuur on sisuliselt töövahend müügimeeskonna jaoks, ehk siis arhitekt Tiit Sild, kes selle mudeliga on teinud ja disaininud. Siin sees on 11 lugu, kus ta räägib lahti kõik arhitektuurilised lahendused ja miks ta seda teinud on, ehk võimalikult jäljendada sellist esmast kliendi kohtumist, võimalikult vähendada enda kui müügiinimese seletamist nende asjade puhul, mida ta niikuinii teeks, kui ta inimesega kokku saaks või siis ta oleks selle kliendiga telefoni otsas. Ehk see on siis sellise asja mõte, et eelhäälestada kliente just selle jaoks, et nad saaksid aru, mis on tema käekiri, teha siin täisharimine inimestele ja nii edasi. Ja see virtuaaltuur asetseb sellises ahelas, ehk kui me räägime nüüd selles üldse loogika-ahelas ühe majatehase veebilehe puhul, siis me panime samamoodi käima siis tasulised Google'i ja Facebooki reklaamid, ehk me püüdsime kätte saada siis väga spetsiifiliselt, väga täpselt otsinguid näiteks läbi Google'i, siis inimesed, kes maanduvad, nad saavad isenast täiesti harida juba ja pärast harimist, kus nad siin sees ära käinud, kui nad on lood ära kuulanud, sul on võimalik kokku panna ja konfigureerida oma elementmaja juba siis kreatoomuses. Täpselt selline maja mudel, nagu sulle meeldib, sellise põhjaplaaniga, sellise struktuurse stiiliga ja kus tuleb kohe välja hind ja sul on võimalik saata siis müügimeeskonnale. Sa oled juba teadlik, palju see maksma liiga kaudu läheb, sa oled aru saanud kõikidest tehnilist lahendust ja nii edasi. Kogu selline lahendus ja eesmärk siis aitaks võimalikult eelhäälestada kliente, jäljendada esmast kliendi kohtumist ja vabastada aega siis korduma kippuvate tegevuste alt. Just selliselt me seda siis disainisime. Ja milleks seda mul vaja on, kui keegi küsib nüüd, et siis esiteks ongi tõsta päringu kvaliteeti, ehk rohkem päringuid ei pruugi võrduda kvaliteediga, ehk just need ettevõtted, kes võib-olla püüavad väga peita oma majamudelit ja hindasid, kes tahavad kätte saada seda päringut väga, aga siis müügimeestel tuleb see pidevalt vastata, põhiküsimus alati, mis see hind on. Järgmiseks, kuna inimesed saavad juba virtuaaltuuris sees ringi ise käia, siis see võimaldab jällegi parandada digikampaaniate tasuvust, ehk inimeste üks peamine valu on, et kus ma saaks tutvuda näidismajaga ja nii edasi, ehk kogu selle asja eesmärk ongi vähendada seletustööd ja tõsta päringu kvaliteeti. Ja kui sul on huvi nüüd, kui sa oled nüüd majatehas või majatootjas ja kui me pole kunagi koostööd teinud, siis mul on sulle pakkumine, ehk me teeme siis esimese virtuaaltuuri tasuta. Testi, kuidas sulle meeldib, me tuleme kohale, kui ei meeldi, kohustusi ei ole. Ja me saame selle teha siis kas sinu majatehase õue peal, näiteks väikse majamudel on sinna välja tastetud või siis juba kliendi juures, kus on juba asjad sees ja rohkem on hubane ja kodune võib-olla tunne sellest. Ja kui sa tahad seda kasutada, kui sulle meeldib, annan sulle koodid nii kodulehe jaoks kui ka tegelikult sotsiaalmeediasse jagamiseks. Lisandub siia siis 100 € pluss käibemaks ja need on siis serveri tasud, mis üks kord aastas makstavad ja sa võid teha siis mitmele majale virtuaaltuurid. See kõik on ühe tasu sees siis. Ehk jätkuvalt siis, kui sul on huvi, teeme esimese sulle tasuta, kohustusi ei ole, võta julgelt ühendust, ma ei tea, kaua see pakkumine üleval on ja aitäh!